pilv kukkus alla. Kas sul on endal piisavalt distsipliini iganädalaselt näiteks pilte back-up'ida? See on minu arust probleem. Tere! See video, mis hakkab kohe käima, oli mõeldud tegelikult juba mõnda aega tagasi üles minema, aga vahest videote järjekord muutub ja see on okei. Küll aga eile oli taas ülemaailmne paanika, sest Cloudflare lakkas töötamast. See mõjutas veebilehti nagu Delfi, osta.ee, Spotify, X, Facebook, ChatGPT, Shopify, LinkedIn, Discord ja veel 4 miljonit veebilehte. Peale veebilehtede mõjutas see League of Legendsi, Valoranti ja Ameerikas FBI'd. Nii et nüüd see video on jälle väga relevantne. Nautige! Kujuta ette, sa avad oma arvuti ja mitte ükski äpp ei tööta. Viskad käega ja lähed Xboxi mängima. See ka ei tööta. Oletame, et sa ei ole Eestis ja sa lähed stressi maandamiseks Starbucksi. Starbucks ei saa su tellimust vastu võtta. Tahad sõpradele sellest kõigest snappi saata ja Snapchat ka ei lae ära. Ei, see ei ole maailma lõpp, lihtsalt pilv kukkus alla. Viimaste nädalate jooksul juhtus 2 suurt pilveteenuste katkestust järjest. Need on 2 hiiglast, kelle serverite peal töötab praktiliselt kogu internet. Ehk kui nemad aivastavad, jääb kogu maailm haigeks. Okei, aga mis see päriselt tähendab? Pilveteenused on nagu interneti nähtamatud selgrood. Kui sa saadad e-kirja, kuulad Spotify'd, kasutad Microsoft 365, salvestad pildid iCloudi ja nii edasi, siis kõik sinu asjad asuvad kuskil suures serveriruumis. Need serverid on Amazonil, Microsoftil, Google'il ja põhimõtteliselt kõigil. Mis selle Amazoni ja Microsofti pilvega juhtus siis? Enamus vigasid, mis meil pilves täna juhtub, on ikkagi mingil määral inimestega seotud. Antud juhul, kui sa paigutasid oma kogu tooted ühte Amazoni piirkonda, siis seal piirkonnas oli meil aplava ja tänu sellele sinu kliendid ei pääsenud asjadele ligi. See on umbes nagu Tallinnas läheks elekter ära, aga sa saad aru, et mitte ainult sul lamp ei tööta, vaid ka kõik poed, valgusfoorid ja kohvikud on pimedad, sest kõigil on sama elektrivõrk. Osadel oligi reaalne maailma lõpp, kus mitte midagi ei töötanud. Teams ei saanud sisse logida ega mitte midagi muud. Paneme need lambid, poed ja valgusfoorid siia konteksti. Amazoni pilves ehk AWS-is jooksevad näiteks Netflix, Snapchat, Twitch, Disney+, Prime, Airbnb, Clash Royale, Roblox, Fortnite, Reddit ja Slack. Microsoft Azure'is jooksevad Microsoft 365, Xbox Live, OneDrive, Starbucks, Minecraft, Capital One ja Alaska Airlines. Mis see üldse tähendab, kui mingi teenus või mäng või äpp jookseb X pilve peal? See tähendab seda, et kasutatakse kellegi teise riistvara. Teenuse puhul nagu Azure või AWS sa saad endale hunnikus tarkvarateenused, mis võimaldab sinu rakendust jooksutada ilma, et sa peaksid ise selle pärast vaeva nägema. Nad ei ole mitte ainult serverid, vaid ka kogu see meeskond, mis toetab neid servereid, tarkvara, mis on ainult nende serverite peale kättesaadav ja mis omakorda teeb siis tarkvaraarendajate elu nii palju lihtsamaks võrreldes teiste lahendustega. Väga inimlikku näidet tuua, siis Minecraftil endal ei ole vaja mingit hiigelsuurt tehast, kus on need kõik mingid serverid ja värgid-särgid, vaid nemad lihtsalt laenavad teiste oma. No kas just laenavad, aga võtavad ja kasutavad vastavalt vajadusele, maksavad selle eest, palju nad kasutasid ja kuu lõpus nendel endal ei pruugigi midagi koha peal olla, et neil ei ole vaja inimesi, kes seda kohapealset riistvara haldaks, neil ei ole vaja teha algset investeeringut selle riistvara omandamiseks, ega seda üleval hoida, ega selle eest elektrit maksta. Asi ei ole lihtsalt selles, et sa pead oma Minecrafti maailmast paar tundi eemal olema. Ka lennukid jäid 8 tunniks seisma. Probleemid pilveteenustega rikkusid ligikaudu 50 000 inimese reisiplaanid. Reisijad ei saanud teha check-inni ega oma pagasit ära anda. See viis omakorda lendude hilinemise ja tühistamiseni. Firmad, kelle töö seiskub tundideks, kaotavad raha. Ja tavalised inimesed hakkavad mõtlema, et kas ma peaksin üldse oma pilte, andmeid või dokumente kuhugi pilve usaldama. Kas tõesti saab see pilv, mis tundub nii abstraktne ja lõpmatu, lihtsalt ära kaduda?
Kas see oli lihtsalt jõle halb kokkusattumus, et 2 sellist hiigelsuurt pilve läksid nii väikeses ajavahemikus maha? Kindlasti ajalises mõttes kokkusattumus, et nad kõrvuti maha läksid. Neid õnnetusi juhtub pilveteenustel aastas ikka mitmeid kordi ja selle vastu ongi rohi see, et tuleb rakendus ehitada üles selliselt, et kui üks koht läheb maha, siis teine koht võtab selle ülesse. Tavainimene, kes seda teenust kasutab, ei saa midagi ju selle vastu teha. Ta saab selle vastu hääletada oma jalgadega, et kui teenusepakkuja, kes ei suutnud hakkama saada oma IT-ga, suure tõenäosusega ta ei suuda pakkuda sulle ka väga head teenust muudes valdkondades. Seega äkki on õige aeg vaadata konkurendi poole ja leida endale parem lahendus probleemile. Mis põhjustel saavad üldse sellised suured pilved maha minna? Suured pilved saavad üldiselt maha minna kas konfiguratsiooni vea tõttu, mis tavaliselt tekib sellest, et inimene tegi midagi natukene valesti. Igasugused riistvararikked on olemas, et kõige niisugusem hiljutisem, mis mulle pähe tuleb riistvararikkete juures, oli see, et ühes datatsentris lõppes konditsioneer töötamise ja kui serverid sattusid sauna, siis nad ei tahtnud enam kliente väga teenindada. Siis on igasugused rünnakud, mida saab teha tarkvaraliselt, eks ole, mida võib-olla mõned suurriigid nagu Venemaa või Hiina üritavad praktiseerida. See aasta oleme näinud tegelikult ka aktivistide rünnakuid, et nii mõnigi protest on jõudnud ohtlikult lähedale andmekeskustele. Et need on need riskid, mis meil täna eksisteerivad nende juures. Ja kuigi me ei saa kontrollida, mis toimub nende süsteemidega, siis omaenda andmete puhul saame vähemalt midagi ära teha. Meie tähtsad fotod, videod ja dokumendid ei pea ilmtingimata ainult pilves elama. Või peavad? Kui meil nagu need 2 suurt terrorit just olid ja need asjad, mis just ette lugesid, need kõik tegelikult saavad juhtuda. Just. Mis ma siis teen oma piltidega? 3-2-1 on meil üks väga hea reegel, mida meeles pidada, et sul peaks olema igast asjast vähemalt 3 koopiat. Need võiksid olla vähemalt 2 erinevas asukohas ja vähemalt üks neist võiks olla näiteks pilves. Kas inimesed usaldavad pilve liiga sinisilmselt või? Sest ma mõtlen praegu, mul on kõik asjad on iCloudis, mul ei ole mitte kusagil mujal neid. See on minu arust probleem. iCloud ja OneDrive ja kõik need muud teenused on hästi toredad ja head, aga see ei saa olla sinu ainus tagavarakoopia. Et sa ei saa riskida sellega, et nüüd kui ühega midagi juhtub, et siis on läbi. Ei, sul on mitu koopiat. Ja kui juhtubki ühega midagi, siis sul on alati teisest koopiast enda pulmapildid näiteks välja võtta. Okei, kus ma siis oma kõige kallimaid mälestusi hoidma peaksin? Nii, pilve, plussid. Mina võin kohe öelda, et nagu nii mugav on. Võtan siin, on olemas kõik on ja see ligipääs, see on minu lemmik. Ja lisaks sellele sa saad seda ka automaatselt teha, sa ei pea isegi mõtlema, vaid niipea kui sa pilti teed, see asi laetakse sulle pilve tagavarakoopiana ülesse ja ta on kusagil ohutuskohas olemas. Miinuse poole peale kõik, mis on mugav tänasel päeval nagu maksab raha, et need pildteenused kipuvad meil maksma mingisugust kuumaksu, et seda lõbu saada endale. Jaa, ma maksan. Ja kuidas veel? No selles mõttes, et kui sul internetti ei ole, siis ega sul neid pilte ju ka enam selle käest ligipääsu ei ole. Okei, jaa, true. Järgmine samm sealt on võtta mingisugune kas väline kõvaketas või mälupulk, mis on piisavalt suur, kuhu panna need pildid. See on üldiselt väga kuluefektiivne lähenemine. Sa võtad mingisuguse suuruse, kui see suurus saab täis, sa võid alati kustutada mingid vähem tähtsad pilte ära ja panna sinna juurde uusi pilte, kui rahakoti luba. Et see hõõrdumismoment, et ma nüüd pean backupi tegema, planeerima, on kindlasti olemas ja samamoodi, eks ole, et kui sa oled endale väga väikese ruumi valinud, eks ole, siis see valimine, et mida ma sealt alles jätan, nüüd on veel täiendav hõõrdumine kindlasti otsas. Küsimus on rohkem selles, et kas sul on endal piisavalt distsipliini, et iganädalaselt näiteks pilte backupida. SSD mälupulga miinused? Kaob ära? Kaob ära? Läheb rooste? Kas just rooste läheb? Seda vähesti ei juhtu. Üldiselt need
on suhteliselt vastupidavad, et kui sa nendega just ujuma ei lähe, kuniks nad on välja lülitatud, taluvad tegelikult isegi päris robustset käitumist. Viimane variant oleks siis tekitada mingisugune kodune server. Rahvas tunneb tihtipeale neid ka NAS-i nime all, ehk siis Network Attached Storage. Need on valmis kastid, mida saab osta, saab panna lihtsalt kõvakettad sisse ja siis sul on omaenda kodune pilv. Ei ole mitte kellegi teise oma, vaid ainult sinu oma ja annab sulle siis selle sama mugavuse, mis pilveteenustes oled harjunud, et saad teha automaatset back-up'e sinna peale, ei pea ise meeles pidama, aga rahaline investeering on muidugi kordades suurem kui lihtsalt mälupulga ostes, eks ole. Aga kas iga inimene saaks hakkama sellega või? Natukene entusiasmi ja meil on olemas nii QNAP-i kui Synology tooted, mis on täiesti ka tädi Maalile hallatavad, kui ta inglise keelest aru saab. Aga rõhksõnal, et inglisekeelne arusaam, et ükski neist koduserveritest ei ole täna eesti keeles kasutatav. Ja mis selle miinused on? Ongi keelebarjäär või? Keelebarjäär kindlasti, raha, elektrit läheb kogu aeg, sest et kui see masin on sees, siis ta ju pugib elektrit, eks ole. Et kõvaketas või mälupulk, et kui sa seda ei kasuta, siis ta ei võta sult mitte midagi, ta lihtsalt ruumi võtab ainult, eks ole. 2 suurt pilveriket oli hea äratuskell. Me oleme nii harjunud, et pilv lihtsalt töötab, et me oleme unustanud, kui palju sõltub sellest, mida me ei näe. Aga mis sina teed? Kas sa usaldad maagilisi pilvekesi või oled juba poolel teel poodi, et uut kõvaketast osta? Jätke oma arvamused kommentaaridesse.